Ma arvan, et mul õnnestus sel aastal kohtuda kõige enesekindlam inimesega, kellega ma elus kohtunud olen. See oli Tallinnas, me olime ühe ööklubi tantsupõranda taganurgas, Harimatiga tantsisime kahekesi, onju. Ja miks see naljakas on? Sest pede, nagu kasvame suureks, nagu miks meeste sõprus nagu selline, miks see nagu pihvid võivad kääre teha, nagu issand, te olete Liisaga nagu sukk ja saabas. Ma olen liiga pikalt tere, peded, nagu tule kasva suureks, ütleme sõpradele, et sa armastad neid ja nagu rahune maha, perse küll. Aga igal juhul tantsisime, onju, ja tuli üks tüüp ja kogu tema tulek meie seltskonda oli hästi, või kogu tema energia oli hästi veider, sest me oleme 2 täiskasvanud meest pimedas klubinurgas ja 3. täiskasvanud mees tuleb meie juurde, tuli niimoodi juhu. Praegu mõni mõtleb, Sander, sa paned juurde, ma võtan ära. Nagu tuli inimeste vahel juhu ja korraks ma teda vaatasin, mul oli see, et mis asjad, kas ma olen mingi lotoga võitnud või et kas koroona on läbi või mis värk on, sest ei see energia, vaata, tal pidid ju head uudised olema, onju. Aga igal juhul tuli ja meil oli üks laud, kus olid meie joogid peale, ta niimoodi juhu, käigus lõi puusaga selle laua ümber ja ajas meile meie enda joogid peale. Ja see tüüp pärast seda, kui ta oli mulle mu enda 7-eurose õlle peale ajanud, vaatas mulle otsa ja küsis, a pilti saab vä? Ja mina ei tea, kas sellest palju enesekindlam on võimalik olla. Kolmas, ma arvan, et ma avastasin kõige veidrama viisi kellelegi pettumust valmistada. Esiteks, mulle üldse ei meeldi inimestele pettumust valmistada ja see on väga irooniline nendele, kes on kursis sellega, et ma olen stand-up koomik perest, kus kõik teised on akadeemikud või mingid firmajuhid. Ei nagu päris, et meil on doktorikraad, firma perseaugud. Ja vahepeal on hästi veidrad kohad ka, kus sa kellelegi pettumust valmistad. Näiteks hetk sa oled Selveris, küsitakse partnerkaarti, sa hakkad seda välja libistama. Saad aru, et võtsid kogemata Rimi-kaardi nurgast kinni, paned selle tagasi ja siis kui õige kaardiga ülesse vaatad, tädi vaatas sind siukse näoga, nagu see oleks teie kuldpulma öösel läinud ja kedagi teist keppinud. Või nagu mis ma tegin sulle selle vale kaardi nurgaga, nagu kas tõesti tema jaoks on see nagu solvang, et mis ma olen mingi Rimi-lits sulle või nagu sest äkki Eesti toidupoed suhtuvad üksteisesse nagu Eesti linnad. Vaata, et selle asemel, et tegeled oma probleemidega, me räägime sellest, kuidas kuskil mujal on veel hullem. Või teate küll need lahingpaarid, Tallinn, Tartu, on ju saared oma vahel. Kes ei tea, millest ma räägin või kes ei usu, väga lihtne tõestus. Järgmine kord, kui sa tutvud kellegiga, kes on Põlvast, pärast 15 minutit vestlust ütle talle, et kurat, te olete Võrus kõik ühesugused. Ja siis kiirenda. Aga kõige veidram viis kellelegi pettumust valmistada. Selle talvel ühe sõbra sünnipäev ja me läksime 4 nädalavahetuseks ühte talumajja pidutsema ja me olime poistega 4 ja seal majas ei olnud tualetti, oli hoovi peal kuiv käimla ja väljas oli mingi 0,5 meetrit lund, nii et ilmselgelt me hakkasime trepi pealt lumme kusema, onju. Ei nagu mis kuradi vaja sinna lume sisse pusserdama kaugele, võib-olla kuradi hunt murrab ära või mis jama nagu turvaliselt nüüd üks käsi kogu aeg toas, onju. Ja leppisime kokku, et kuseme paremale, joogid on külmas vasakul. See lugu ei lähe sinna, kuhu te arvate. Kahjuks. Esimene hommik. Vaatame paremale poole kohta, mida me hellitavalt kutsusime kuseauguks. On tekkinud punased augud. Keegi kuseb verd. Aga me ei teinud sellest suurt numbrit, vabad mehed, igaüks kuseb täpselt seda, mida ta ise kuseda tahab. Ja läksime edasi, teine hommik, üks tüüp tuleb ülivõidurõõmsalt tuppa, ütleb, no nii poisid, vasakul on ka punased augud, mina 100% vasakul ei käinud, keegi kuseb veel verd.
ja see murdis mu südame, kui ma pidin talle ütlema, kallis sõber, pesin seal ennist Seljanka kaussi.